see küll käib. See sääsk enam ei käi. Üle pika aja, üle poole aasta peaaegu. Tere jälle. Saime Steniga natukene räägitud, et peaks nagu midagi tegema jälle, näitama teile midagi jälle. Kaklus. Okei, Blondi, ma sain aru, me keerisime alguse perse, me teeme uuesti. Aga tere, üle pika aja. Pool aastat vaikust. Lihtsalt ei ole suutnud, isegi filminud olen natukene. No seda me näitame ka. Jep, aga monteerin teid. Ja siis seda me teeme ka. Siis ma rääkisin Steniga, kes kunagi aitas alustada seda asja, et kuule, tule, aita uuesti hoog sisse saada. Lükkame selle käru veerema. Jep, et ühesõnaga teeme väikse kokkuvõtte, mis talvel juhtus, mis sai tehtud sai. Ja natukene räägime ka 7-sest, mis sellega vahepeal saanud on ja mis edasi saab. Ja rohkem polegi midagi. 7 saab, mis tema ikka saab. Ja. Aga ühesõnaga talv on läinud, iseenesest ju YouTube'is me aktiivsed oleme olnud, seda küll Kiirenduse saaga podcastiga. Mis on ka vinge. Aitäh kõigile, kes on vaadanud, like'inud, kommenteerinud, hea sõnaga kaasa aidanud. Et tegelikult meil on kõvasti materjali juba ette filmitud ja step by step ikka anname välja midagi. Mida rohkem kommenteerite, mida rohkem like'ite, seda rohkem on motivatsiooni edasi teha. Et oma une ajast ja autoehituse ajast me seda teeme, nii et nii on. Aga ühesõnaga, hooaeg sai läbi, võidusõidu hooaeg. Tere! Ma töötan siin. Back to work! Ühesõnaga, hooaeg sai läbi, juba ootas ukse taga üks Porsche Cayman. Minu jaoks oli esmakordne tegemine, oli Hispaaniast valmis tellitud, valmis turapuur, see oli valmis painutatud, valmis lõigatud, ta oli vaja lihtsalt sisse panna. Aga kuna Eesti sertifitseerimisreeglid nõuavad, et baaskonstruktsioon oleks 45 ja seal oli 40, siis mõned torud sai ise välja vaetatud, aga ikkagi oli jumal äge ja teistmoodi teha sükust asja. Kõige ägedam oli see, et selle puuriga oli dokumentatsioon kaasas, omanik oli selle kõik välja printinud, ilusti tahvli peale pannud. Thanks. Kus siis oli iga toru kirjas, kus ta asub, mingid distantsid asjad, et põhimõtteliselt reaalselt 4 korda kiirem oli vist seda tööd teha, kui hakata ise nagu nullist seda puuri tegema. Et siuke väga huvitav kogemus oli. See võib päris mõnus olla. Ja siis sellel puuril ta oli iseenesest toodetud niimoodi, et ta oli topeltplaadiga, aga kuna Eestis see hetki nõutud topeltplaate poltimist, siis need topeltplaadid sai ära jäetud ja paika pandud, ära keevitatud ja omanik jäi rahule ja ma äkki nüüd on, kuna meil on mai 22 või 21, midagi siukest. Ma ei tea. Ja ühesõnaga 21 mai või 22 mai on täna. Mitmes täna on? Ootame, ootad homset või? 22 mai ja nagu Sven kirjutas 9 päeva DRF-ini. Sinna me ka jõuame varsti oma jutuga. Aga ma arvan, et see Porsche hakkab praegu valmis saama, kui mitte juba ei ole valmis. Peale Porschet juba toas pikalt ootas siukene kuulus asi, mida kõik küsisid, kes nagu silmanurgast nägid, et jah, Viljar Mäesepa endine Godzilla oli siin. Godzilla sai väikse, ütleme moodsas keeles overhauli. Mida see overhaul tähendab? Ehk siis me lõiksime ta katki ja tegime ümber. Võt see meeldib palju rohkem, räägime rahva keeli ikka. Uus omanik, talle ei meeldinud istmeasend ja iste, mis seal oli, tahtis teist istet. See ei mahtunud sinna ära, ühesõnaga ukserist sai välja saetud koos poole funny gage'iga, tehtud 12 senti välja poole painutatud, uus ukserist ja siis funny gauge, et oleks ilusti küünarnukil ruumi ja et nagu oleks hingamisruumi. Pluss kui on avarii, et juht ei oleks otseselt vastu puuri, et see löök ei tuleks otse nagu juhti sisse. Ise sai kinnitatud, raamil leidsime ühe voldi, ühe mõra, need sai korda tehtud, paar lisatoru sai pandud, et oleks struktuursem, tugevam. Ja siis kuna ju alguses oli seal ju, ma nüüd vabandan kohe seda mootori koodi, V6 või mis iganes, ühesõnaga Nissani V6 mootor.
ja nüüd sinna läks 2Z, siis sai mootori kinnitused, uued tehtud, ümber tehtud. Auto omanik oli Ameerikast juba tellinud valmis adapterplaadi, kuna on ju USA tüüpi käigukast, see hetk oli seal Lenko, siis mis on ju Chevy Bolt patterniga, siis oli juba valmis tellitud plaat, kus oli siis 2Z ja Chevy Bolt pattern ja mul oli vaja see plaat ainult paika mõõta, paika šimmida, sinna vahele panna, sai ju ploki külge, käigukast, määras juba kauguse ja nurga ära ja sai tehtud esimesele plaadile kinnitus, mis oli samamoodi Ameerikast siis freesitud tükk. Et tegelikult tööd ja nokitsemist oli meeletult palju, sest seal keset raami oli vaja mingi toru välja lõigata, ära keevitada, teha, mässata, et igav ei olnud, aga sai ka see projekt valmis. Kohe näha, et suvi on käes, sääsed on igal pool. Meil on see, et kui ukse liiga hilja kinni tõmbad, siis siin metsade, põldude, soode vahel need sääsed on väga kiiresti toas. Oota, mikri peal on praegu üks sääsk. Sa õnneks mikrist ei anna midagi välja imeda peale hea heli, nii et meil on sellega hästi. Jep. Ühesõnaga, kui Godzilla oli valmis, siis oli meil kuulus YouTuber, elas 2 kuud peaaegu siin. Mina? Ei. Sten ei ole kuulus YouTuber veel. Ma ilmselt ei hakka olema. Ei hakka ka. Ühesõnaga, Karlen Karlssoni kanalilt, Karlsson isiklikult ja tema Audi Coupé, see läbis siis päris suure ümberehituse. Esialgne eesmärk oli paigaldada 8 HP ja vastavad modifikatsioonid teha. Ühtepidi see projekt läks palju rohkem lappe ja hullemaks, kui me arvasime. Teistpidi mingid asjad läks palju lihtsamaks. Jep, et see kõik tegemine on Karlen Karlssoni YouTube kanalil ilusti dokumenteeritud. Ja seal on ma arvan mingi 4-5 tunni jagu seda materjali, kus me räägime miks, mida ja kuidas. Et üritan meelest pidada lingid panna alla descriptionisse, et sealt saate ise kiiresti, kes ei ole näinud, siis saate vaadata või meelde tuletada. Metsik. Kui Karlssoni Audi oli valmis, siis tuli tuppa tagasi E34 Touring, kuhu eelmine off-season sai tehtud 7,5 sekundi turvapuur. Ja kui selle puuri ehitus sai alustatud, siis auto omanik juba küsis, et kuule, kas pärast saaks põhjatoruraamil edasi teha. Ma ütlesin, et teoorias saab ja sai siis ka vastavad, ütleme nii, et see 7,5 sekundi puur sai juba niimoodi ehitatud, et pärast oleks toruraamil põhja lihtsam edasi teha. Et oleks korrektsem ja nagu endal lihtsam teha. Ma loodan, et neid kaameras näha ei ole. See projekt läks täiesti lappesse ja töökogusega panin mingi 5-kordselt puusse. Kui ta nii nagu 5-kordselt annab puusse panna? No jah, et eks ma ise tegin teda mingit pidi keerulisemaks, sest ma tahtsin, et mingid sõlmed oleks paremad ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see toruraamile tegemine hõlmas seda, et esimesest tulemüürist taha poole sai kõik ära lõigatud, sellest on mingid klipid ka ja sai toru peal tehtud ja originaal tagasild asendatud Fordi 9 tollise talasillaga ja suurte 33x15 räägslikkidega. Ehk meie 32 on täpselt sama suured slikkidel näiteks. See 32 hetkese seisuga on juba peaaegu valmis. Ta tuleb homme siia tagasi, sillast enne. Ja ma lihtsalt nagu, see on see peaaegu valmis. Ei, 34 vabandust, täitsa taigens. Praegu on kevad, ei saa väga palju magada, siis hakkab mingi tiba suust välja. Ühesõnaga see 34, Andres Milleri 34 on põhimõtteliselt valmis, ta täna saatis just pilti ka mulle. No nii. Klient saatis just autos pildi, et sai veerema tagasi. Ilus. No seda pilli oleks nagu varem näinud siin. Natuke teistsugune oli. Lükkas auto garaasist välja, on ratastel, näeb ülišef välja nagu sleeper ja nagu nii puhas, siukene ülimahe. See on tõesti vinge nagu. Ja, et varsti 14 juuni on Capybara, 14-15 juuni on Capybara võistlus. Seal ma arvan, see auto on väljas ja tõesti see näeb nagu äge välja. Aga see sama auto tuleb homme siia, me teeme talle kaalumise ja sillastendi, siis ta läheb tagasi härra Viljar Mäesepa kätte. Reistuunis vist tehakse juhtmetöid ja siis läheb Dünosse, pinki. Ma sain aru, et vist on küttevahetus ja veel mingid huvitavad asjad, et tehakse, ühesõnaga tehakse veel paremaks.
No nii. Siis vahepeal, kuna läks kiireks, käis veel üks patsient, hea sõber nimega Janar Lükk. Ta oma Nissanil lõikas nina maha, tõi selle siia ja me tegime selle nina toru peale. Venitasime teljavahe, tegime teljavahe 25 senti pikemaks või midagi sellist. Et tal tuli täitsa nagu Outlaw klassi auto kohta täitsa mõistlik teljavahe, kus oli 110-111 tolli vist või. Niimoodi, et veel mootori asend on legaalne. Nina sai toru peal tehtud, ette sai Strange Engineeringu püstakud, coiloverid paigaldatud ja mootori kinnitused ja mingid sellised väiksed nipet-näpet asjad tehtud ja ülejäänud ta tegi edasi, et see auto on ka varsti võistlus tulles tagasi. Ja siis sai Milleri BMW lõpetatud, sest peale lihtsalt torude tegemise seal sai ju põhi, koopad, pagass, kõik ju pleki alla tehtud, siis salongialune põhi terasest ja peakaarest edasi olev siis alumiiniumist. Tagasild sai ümber tehtud, tugevdatud, viilipaar ümber tehtud, stabikas valmistatud, mis tuli toorik tükituid Ameerikast. Et see tegelikult see nimekiri, mis seal tagauksed sai niimoodi kinni keevitatud, et jooned jäid alles, aga tegelikult ust ei ole. Et ta näeb nagu üliäge välja. Et see list, mis seal nagu tehtud sai, tegelikult on meeletu, et oligi see, et noh, arvestasingi seda tööaega, et torud ja põhi, aga see pisimässamine, see oli nagu nii rets. Tegelikult esialgu Andresega oli kokkulepe, et tagakoop, kuna tal olid koopääred ära lõigatud, umbes kuskilt nii kõrgelt, ja oli laiend peal, et kokkulepe oli see, et mina ei vaheta neid ära, et seda teevad nagu päris pleksepad. Aga siis me jõudsime järeldusele, et ma pean need ääred kõik ise ära vahetama, sest muidu ma ei saa ust kinni keevitada, kui uks pole kinni keevitatud, ma ei saa koobast teha, et selline lumepalli efekt ja põmm jälle nädalaga tööd juures. See tuleb kiirelt siin majas. Jah, et selline nagu neid olukordi oli nagu mitmeid. Et ongi see, et ei olnud Andrese süü, ei olnud minu süü, vaid oligi see, et lihtsalt mõistlikum teha nii. Asi progresseerub, et see on samamoodi nagu kiiruse januga, et esialgu 10 sekundit on nagu äge ja kiire, aga siis lõpuks vaata, et tegelikult nagu juba 7 ja nii edasi vaata. Ja jah, need olid need suured projektid, siis ju Ivo Audiga sai algus tehtud. Sellest oleme filminud igast asju, seda me siia praegu sisse ei pane. Et hetkel on väiksel pausil, teeme selle kevadise hulluse ära, siis suvel läheme selle autoga edasi. Aga autokontseptsioon sai 100% paika. Soomes sai sinna Fordi 9 tolline, ikkagi vana hea Audi Rida 5 ja Lenko käigukast. Lenko koos pluss Bruno ehk siis turbiiniga, planetaarlülitusega, ülekandega sektsioonkast. Toruraami nagu auto toruraami põhi on juba valmis punktitud, ehk põhi nagu punktid ja nagu gabariidid on paigas. Ja tuleb sellega edasi minna. Ja Sigulliga sai ka alustatud selle 02-ga, see on täitsa puruks lõigatud, kere on 20 cm pikemaks venitatud ja no, mis te ise arvate, sellest tuleb kiirendusauto? Ei ole. Täis toruraamil, materjal riigulis ootab. LS, Power Glide, Fordi 9 tolli, turbo, nagu ikka, sükene. Mõtlesin, et tal on pere nii suur juba, et pidi Sigulli pikemaks venitama. Et pikendamine oli puhtalt selle pärast, et teljavahe saada paremaks. Aga selle projektiga ka umbes peale jaanipäeva hakkame nagu aktiivsemalt toimetama. Et siis seal saab hakata torusi vedama ja üritame seda ka kajastada. Muus sotsiaalmeediasse ma mingid pilte olen vahelduveduga pannud, et siis sealtki midagi näha. Ja talv möödus nagu unenägu. Lumi suutis 3 korda või 4 korda ära sulada ja uuesti maha tulla ja nüüd mai lõpuks hakkab looma jälle vaata. Põhimõtteliselt küll jah, need on sääsed väljas, need on päriselt suvid tulemas. Jah, öeldi, et praegu on jahe, aga peale jaanipäeva läheb külmaks jälle. Ma mõtlesin enne jaanipäeva, et siis saab ikka õigesti jaanipäeva tähistada, aga jah, miinuskraadidega. Miinuskraadidega. Vana ja garaaži chill. Ja ühesõnaga siis, kui suured projektid olid põhimõtteliselt läbi, siis oli niisugune natuke nagu, kas juba vaikselt võib öelda kohustuslik või? Põhimõtteliselt küll jah. Me garaaži open house ehk siis garaaži chill tunniks päevaks jäin.
see oli juba 4. kord, kui me seda siin Kivitammis tegime. Seekord küll natuke varem, kui oleme muidu teinud. Aga lihtsalt suvine graafik on juba nii täis pukitud, et see oli ainult vaba laupäev. Garage Chill, ma arvan, et see oli siiamaani kõige ägedam neist üldse. See oli päris vinge, paneme paar klippigi siia. Jaa, kindlasti, sest ju Sten oli ise koha peal, ta on juba YouTube'is on selle kohta video. Paneme siia ka selle. Ja paneme siia ka selle, sest see on väärt seda. Siia sõitis juba lõhkusid auto ära. Aga võib-olla nad tegid liiga palju eeltesti. Pillil on lihtsalt vähe jõudu ja jaksa lüüa kerida. Saab ikka rohkem tagasi tuli. No jah, Blackfire. Ja, no jah, sellest välja. Bussiga seda purgi. Ma ei saa e-pildi tõmmata. Mida sa nagu ühte võin täiel lasta? Ma kõik korraga. No Igor, go home tead ise ju. Wise web needed, siis tegelikult ootan, tükk aega ootan. Ma ei tea, mida need teevad. Tegelikult tavaliselt ei lähe liiga tihti kätte. Koguneme tuppa, hakkame loosi tegema, hakkame loosima! Mida? Ei tulnud. Nüüd tuleb. Oota, aga nüüd enne peo algust käis meil veel vanatehniku sõitsid läbi. Seda oli mingi 25 autot alates teisest maailmasõjast umbes nagu väga klassi. Et Laitse rallipargist Üllar Suvemaa vedas seda eest. See külaskäik oli väga spontaanne, et helistati põhimõtteliselt pool tundi ette, et kas võtate vastu. Ütlesin, et sellised arvas võtame ikka vastu. Tuli siia, saime palju juttu rääkida, siis sai veel peo jaoks, avatud uste jaoks ettevalmistustega tegeletud ja siis läks üritus käima. Puusalt pakun, otseselt üle pole lugenud, aga ma arvan, et koos selle vanatehnika sõiduga käis meil üle 100 autosid läbi. Ja ma arvan, et see inimestest teeb üle 300 inimese kindlasti. Et Tibu Köök müüs ennast rekordajaga tühjaks, nagu tühjaks. Peol oli veel ka ju väike kogumiskast 32 toetuseks ja see oli siis koos loosiga. Hakkame loosi tegema, hakkame loosima! Loosis oli meil terve hunnik võitjaid. Mina ei võitnudki.
ja kõigile mina ütlen veel kord suur aitäh, kes panustasid ja palju õnne võitjatele. Pidu oli läbi, siis põhimõtteliselt hakkas see viimane kevadine hullus, mis hetkel käib. Sest kui siin garaažis ringi vaadata, siis see on hullumaja, noh. Ühesõnaga, punane BMW, ma arvan, et see auto peab esimesena sõitma sellest asjast, mis meil siin toas kõik on pooleli, millega kiire on. See on meie oma hea tiimikaaslase, hea sõbra Sveni auto. Sven on tal läbi kõvasti nokitsenud. Ja kui ta tegi Bemmi rida 6 rida 5 ja sai aru, et võiks mingi muu mootori siia vahele panna, siis mina väikene saadan ta vasaku õla peal oli ikka LS on ju. Audi rida 5. Siin on LS. Ja et asi oleks nagu korrektne, siis sellest ühe väikse poisi endale sõbraks juurde. Väike tigu poiss. Väike tigu, 72 mm. Vaatame, mis ta teeb. Siin on palju huvitavaid asju, mida hetkel kõva häälega ei taha välja hõisata, sest mulle ei meeldi liiga palju ette reklaamida, uhkustada, kõvatada, mis iganes. Et teeme valmis, proovime ära ja siis saame öelda, kas oli nagu hea või oli halb. Seda peab ootama jääma. Täpselt. Turvakaar on sees, iste on paigas, mootorkast, käigukast loomulikult 8 AP. Need on juba kõik vahel. Ülehomme läheb pill tõstukile, hakkame väljalaset tegema, peale seda juhtmestikku tegema. Hunnik pisi asju, mis Sven ise teeb. Siis käima raketibaasi dünosse, Janno saab oma magicut teha. Ja siis vaatame, mis ta tegema hakkab. Siis meil on üks väga top secret projekt on sees. Sellest me väga palju ei räägi, Sten, sa kohe komistad. Oli küll jah midagi tunda. Hästi öeldud. On üks secret projekt. Sinna me teeme 7,5 sekundi turvapuuri. Ja tagasi 7 juurde. Ühesõnaga hooaeg sai läbi ja meie Black Labeli nimeline automobiil sai tehtud siukseid vigade parandusi. Sai kõik siukse ajutised lahendused, nipukatega kinnitused, asjad, see sai kõik ära elimineeritud, tehtud kõik ilusti mingite bracketite asjade peale ja sai raam ära värvitud. Raam käis siis pulbervärvis Rasmuse juures, laagripulbervärvis ja värviks sai valitud charcoal pearl. Ei, natuke kiivesti isegi püüab, vaatame pärast. Jep, siis turbod olid piisavalt viga saanud, et me ei saanud neid enam kasutada. Siis sai võetud vastu otsus, et läheme ühe turbo peale. Ja pisikene. Jep. Tegelikult ta on pisik, no ta ei ole pisikene, aga ta ei ole nagu ka üleliia suur, see on 88 mm pulsar turbo. Külma pool siis 88, kuuma pool 94. Teoorias see turbo peaks nüüd ärkama ilma nitrota, et tegelikult selle järgi see sai valitud. See konkreetne turbo tegelikult ei ole minu oma, see on Tarvo oma. See sai Tarvole ära tellitud, vaatasime seda ja siis mõtlesime, et kas see ikka ärkab selle V8 otsas ilma nitrot ülesse. Ja siis võtsime vastu otsuse, et vahet ei ole. Et kuna ma tahtsin samasugust turbot, me paneme selle minu auto peale, paneme käima. Kui ta ei ärka ilma nitrota, siis mul on pudel toas, ma saan oma asja edasi teha ja Tarvole otsime gramm väiksema turbo, mis on nagu hästi. Kui see ärkab, siis saab Tarvole samasuguse turbo tellida. Jah, palju pisi asju sai muudetud ja tehtud, ongi mingi alates nupupaneeli kinnitusest, mis on ilusti nüüd raudkõrvad, kuni siis, ma ei tea, paagi turbot asjadeni välja. Nüüd on teha meil jäänud meeletult palju, nagu palju. Ma olen ajaga äärmiselt hädas, sest et praegu peab klienditöösi võtma prioriteet number 1. Meil on veel vaja teha turbotorustik,
nii kuuma kui külma pool, meil on vaja kogu auto juhtmestus teha. Käigukast on vaja lahti võtta, ära hooldada, kokku panna, vahele panna. Kuna ka enne käigukasti jahutusradikas oli taga saba all, siis nüüd ta tuli siia ette otsa, siis ma natukene põen selle auto kaalujaotust, et ta läheb pahaks, et ette oli grammi midagi juurde vaja. Et need liinid on veel vaja uued teha. Ja seda pisitööd ja asja on ikka tohutult palju. Aga jah, kõik sai viisakaks tehtud. Tulekustutusliinid sai ilusti tüüsidele keevitatud õhksest plekist kere külge siuksed kinnitused, et see tüüs ei saa mitte mingit pilisid liikuma, ei kuuma, ei külma, ei surve ega. Ilusti kustutusliinid sai veetud siit pandud termoröösisse, et oleks võimalikult siukene viisakas, et ei karjuks silma. Et üritada kõik asjad nii ilusti viisakalt teha, kui vähegi võimalik. Nii peabki ju. No jah, võiks jälle mingi sääsk. Kuule, jaa, mul on ka siin üks tahab kokk öelda. Uut turbiini on vaja, mida jätkuvalt ei ole. Et jah. See aasta ikka tahaks sõita selle autoga. Ja nüüd ongi kõige suurem küsimus see finants. Et kuidas me saame need tükid ja kuidas me saame selle aja, et see auto kokku panna. Et Sveni peab sõitma, salane projekt peab sõitma. Ja siis siin enne Kapibarat on 2 autol veel mingid tööd, mis on vaja teha. Et igav ei ole. Sul on kunagi üldse igav olnud elus või? Jaa. See oli see üks kord aastal 1997 suvel 3. Ei, see aasta. Miks ju Milleri auto, see E34 ka nii palju edasi venis. Peale selle, et ma seda töökogust valesti arvestasin, ma ju veebruari lõpus jäin haigeks. Ma olin 1,5 nädalat haige, ma sain mingi siukse kuradi marutaudi endale. Et mul ju rekordpäev, ühe päeva jooksul käis palavik 35 pealt 39 peale 2 korda üles alla. Et see oli jube ja kui ma hakkasin terveks saama, siis mul oli 2,5 nädalat taastumine. Ehk mul tegelikult terve see talv jäi kuu aega nagu töö tegemist ja nagu olemist jäi vahelt ära. Võt siis oli küll igav. Sest et oligi see, et mitte ei saanud midagi teha, vaid ei suutnud midagi teha. Ja lihtsalt üritasidki taastuda ja nagu saada tagasi töö peale. Aga võiks öelda, et see pikk taastumine, see oli väga õige samm, sest et praegult on kas parem kui kunagi varem, aga nagu hea on. Aga 7-sega lambiselt, mis teile meelde tuli, esivedrud sai ära vahetatud, et äkki on esiots natuke parem jäigem. Taha tuleb 2 kõrgusandurit, ette tuli 1 kõrgusandur, sisselase sai muudetud, tükid sai ära värvitud, siin mingid voolikud välja vahetatud ja nii edasi. Neid pisiasju on küll ja veel. Nagu ikka, hunnik sõpru on aidanud. Reigo, Sven, Urmo, Kaido, teil kogu raketipäas. Martin vahepeal siin tõmbas oma 3D printeri kuumaks, printis mingeid ägedaid tükke. Seal tuleb veel midagi juurde. Siis Saaremaalt Meelis pani oma freesi käima. Siin Interis lõigatud tükid siin natukene tegi minu elu lihtsamaks. Ma ei peaks käsitsi puurima, faasima, keermestama. Ja ta ütles ka, et kui juba pingis on, et siis laseme ilusti faasid ja teeme pinnad siledaks. Võib-olla äkki ma räägin sellest asjast. Siin on siukene huvitav asi. Sisselaske peal. Siuke plekk. Selle pleki nimi on pursspanel. Ehk mille jaoks see on, kui sisselaskes tekib ülerõhk ehk backfire metanooliga. Ehk siis plahvatus toimub sisselaske sees, et ta ei lööks pleenumit või mingeid muid asju puruks, siis see plekitükk käib see plõks lilleks. Et eeldatavasti, kuna kapott jookseb siit äärest täpselt, siis me teeme kapotile veel siia augu ka sisse, et kui see plahvatus käib, et siis ei saaks kapott ära lõhkuda, vaid käiks niimoodi otsa välja, pluss see on ilusti minu nähtavuses ka, et siis ma saan aru, et kohe midagi halba juhtus. Esiklaasile sai siia lisariba tehtud, et see suur auk, mis siin oli, et selle saaks kinni panna puhtalt aerodünaamika pärast. Ja see paneel hakkab ära käima, et kui siin mootori taga on vaja asju teha, saab teha. Auto on nõmedalt kõrgel praegu, pooli asju ei saa normaalselt teha. Tänu rooli latile oli vaja rooli, mitte sammas, aga rooli hoovastik või kardaanid või asjad ümber teha.
kui enne oli 3 kardaaniga, nüüd on 4 kardaaniga. jah, kuna paak oli ees, siis sai paagikinnitus ümber tehtud, siiapoole toodud. Lisakaalu mingid bracketid keevitatud. Küljed sai tehtud. Enne siit, kus mõlemad supad välja tuli, siia sai ilusti küljed tehtud. Karp ilusti jätkatud, see on originaal plekk, las ta olla hetkel. Siia hakkab siis veel nina kinnituma. Siin on õlipaagi kinnitus. Siia sai lisaplekid tehtud, et salongi saaks ilusti tihedaks. Ma ei tea, mis kõike veel. Mida sa teinud ei ole, siin on lihtsam küsida. Ei no tegelikult nagu otseselt nagu suurt midagi ümber ei ole teinud, vaid ongi neid see lõpuspurt, mis me siin 2-3 nädalat tegime enne Wildcardsi. Et need asjad, mis sai siis kiiruga ära tehtud, sai nüüd ümber muudetud ja nagu korrektseks tehtud lihtsalt. Ja lihtsalt asju värvitud ja viisakamaks ja korralikumaks tehtud. Katus on hetkel põhjusega pealt maas, selle paneme varsti tagasi, siis saab klaasidega ja ustega tegeleda. Et jah, põhi tuli uus, sest enne oli mingi suvaline alumiinium siia kiiresti tõmmatud, et see on veel natukene on töö pooleli, aga saab selle paika. Ja jah, tööd ja vaev on kõvasti. Nagu ikka, kes üldse on viitsinud nii kaua veel vaadata seda videot, siis ikka raketibaasist on Weldworksi pusad müügil. Nende pusade ostmisega saate toetada selle projekti valmimist. Ja lisaks tegelikult ka, kui meil see garaaži chill oli, siis siin oli see kogumiskast, siis väga paljud inimesed küsisid, et kas saab ka muud moodi toetada või muul ajal toetada. Jah, saab küll, et MTÜ Kividomi motospordiklubi, sinna saate. Annetust saab sularahast tuua? Ei, seal motospordiklubi arvel on jumal okei, sest et motosport et sinna saab omapoolseid annetusi, panuseid, abistamisi panna. Selle paneme siis alla sinna mingisugune selle kommentaariumisse paneme. Kommentaariumisse paneme kontonumbri, et kes tahab, ma ütlesin ka peol, et varsti tuleb video, et seal me siis ütleme ka, et kes tahab aidata, saab ka siis edaspidi aidata. Et üritame ise teenida ja üritame teie peale loota ja äkki saame ta ikka valmis ja mõne võistluse see aasta veel ära teha. Et jah. Aga rohkem vist pole midagi. Urmo, mis sulle öelda on? Mitte midagi. Kordki elus. Ta on esimest korda. Šaarav, Urmo on vait, tal ei ole mitte midagi öelda, mitte keegi ei usu seda. Uskumatu. Ühesõnaga, aitäh teile. Talv möödus nagu unenägu. Suvi läheb veel kiiremini kahjuks. Ja üritame nüüd ise ennast kätte võtta ja millalgi varsti ise ka midagi. Vähemalt kaameramees on meil tasemel. Ma vaatasin, et sa hakkad ära kukkuma, ma tulin kaameraga järgi. Oi jumal täna, et see toru siin oli. Et jah, aitäh teile. Ja kui tahate, et ma vahepeal mingitest muudest asjadest ka midagi üritaks näidata, rääkida, siis kõva häälega kommentaariumis karjuge. Aitäh ja tšau.